Siilipoiss Seppu lillemissioon. Siilipoiss Seppu oli juba ammu mõelnud, et tahaks varese tädi Martat rõõmustada. Ta oli Seppu naaber juba ammu enne seda, kui Seppu üldse siiliks sai. Mõni arvab, et isegi veel enne, kui Seppu ema siiliks sai. Tädi Marta meeldis Sepule väga. Tal oli alati midagi head Sepule varuks. Kord pakkus ta kuivatatud pihlekaid, mis krõmpsusid nagu kivikesed, aga maitsesid nagu vaarikamoos. Teinekord andis ta päikselise muraka, mis olla pärit mingist eriti rõõmsast metsast. Küpsenud seentest ei hakka me üldse rääkima. Need viisid Seppu keele alla, põue ja peaaegu naabrikuuri ka. Aga nüüd oli midagi teisiti. Tädi Martat polnud näha ei aias, ei õunapuu otsas ega isegi mitte komposti hunnikus, kus ta vahel lehti kraamis. Seppu pidas vastu lausa terve päeva ning hakkas siis emale enda murest rääkima. Emme, kas tädi Marta lendas ära olust verre? Ta rääkis, et läheb sinna kapsapõõsaid vaatama või võib-olla kogub seal järgmiseks talveks midagi eriti uut toidupoolist. Ema, kes just tegi pajupähklite supikest, noogutas tõsiselt. Ei, Seppu, tädi Marta jäi haigeks. Ta jäi liiga kauaks hernekauna õue kuivama panema ja sai külma. Nüüd istub toas, nina tilkumas nagu kasemahl kevadel ja hääl nagu krääksuv akna hing. Oi, ohkas Seppu. Midagi peab ju tegema. Tädi Marta peab terveks saama ja kohe. Aga kas keegi üldse hoolitseb tema eest? Tema lapsed olid ju ammu suureks saanud ja laiali lennanud. Üks Austraaliasse, teine vist kuu peale astronauti sabas ja kolmas, keegi ei tea. Võib-olla elab männi otsas ja kasvatab käbisid. Ema rahustas Sepput. Ta valas teed, liiga kuuma nagu alati, ja ütles rahulikult. Ma käisin tädi Marta juures, viisin talle purgitäie mett, päris kleepuvat, aga see teeb hääle pehmeks. Ta tegi ka korraliku jalavanni. Jalad olid nii soojad, et oleks nendega pannkooke saanud küpsetada. Ja nüüd on ta kenasti teki all ja ei tule enne välja, kui on täiesti terve. Seppu süda muutus kohe kergemaks, nagu tammetõru, mis kukkus murepuu otsast alla ja veeres ise rõõmuga metsa. Aga siis tuli talle suurepärane idee. Nüüd on kõige õigem aeg tädi Martat rõõmustada. Seppu teadis väga hästi, et igale korralikule daamile meeldivad lilled. Ja kuigi ta ise oli poiss, väga okkaline poiss, meeldisid lilled ka temale. Mõnikord käis ta isegi õhtuti salaja õisi nuusutamas, nii et keegi ei näeks. Ja kui keegi oleks küsinud, miks ta nina õie sees on, oleks ta kindlasti öelnud, et õpib tolmlemist. Aga nüüd see polnud nali. Seppu otsustas minna aasale ja korjata kõige ilusamad lilled, mida mets näinud oli. Mõni roosa, mõni kollane ja kindlasti vähemalt üks, mis lõhnab nagu moos. Need ta ulataks varese tädile üle ukse. Kui tädi Marta neid lilli näeb, hakkab ta rõõmust kohe kraaksuma ja unustab, et tal üldse see haigus oli. Mõeldud tehtud. Kui Seppu midagi otsustas, siis sinna enam pidureid panna ei saa. Ta läheb juba täna õhtul aasale ja toimetab selle lille asja ära. Aga enne tuli läbida üks ohtlik takistus. Ema pajupähkli supp. Kui ta oleks kohe öelnud, et läheb lilli korjama, oleks ema hakanud uurima. Miks? Kellele? Kas sa kindad võtad? Ja nii edasi. Seega sai Seppu supi ära nii viisakalt, et isegi lusikas jäi rahule ja teatas siis võimalikult juhuslikul toonil. Head aega! Ma nüüd lähen värsket õhku hingama. Juhuslikult aasale. Ema ei jõudnudki küsimusi küsida. Ta vaatas, kuidas Seppu kadus uksest välja ja mõtles, kui värske õhk teda nii rõõmsaks teeb, las siis minna. Aasal läks asi kohe tõsiseks. Seppu noppis kõige kaunemaid õisi, mida mets üldse oskas kasvatada. Mõni oli nagu päike, mõni nagu moosiplekk
ja üks oli nii ilus, et Sepu tahtis ta lihtsalt taskusse pista ainult nuusutamiseks. Kui kimp oli koos, seisis ta keset taasa, vaatas seda oma väikeste siilisilmadega, süda põksumas sees. Kui need Marta tuju ei tõsta, siis ma ise panen kaabu pähe ja teen tantsuõhtu tema ukse ees ja pani kodu poole ajama. Mitte jooksuga, vaid siili väärikalt. See tuli kiiremas korras tädi Martale viia, enne kui lilled rõõmust ise ära närtsivad. Sepu polnud isegi veel hoogu sisse saanud, kui märkas 4. korruse kuuse oksal väikest tuttavat oravatüdruk Oliiviat, kes nuuksus väga õnnetult. Mis juhtus? Küsis Sepu, ajades kõrvad kikki ja südame ka. Ma kaotasin ühe eriti erilise puulehe, nuuksus Oliivia. Onu Magnus tõi selle mulle kaugelt maalt. Ta ütles, et see on troopiline ja peaaegu oskab tantsida, aga tuul viis selle lihtsalt hopsti minema. Sepul hakkas kohe kahju, nii kahju, et süda tegi põues väikese kukerpalli. Aga ta ei saanud jääda. Tal oli ju tähtis lille missioon pooleli. Ei saanud ka lihtsalt lehvitada ja öelda, et ega midagi, eks lehed ju kukuvadki. See poleks olnud tema moodi. Ja siis sähvatas tal peas mõte. Ma annan talle ühe oma lilleõie. Ta ulatas õrnalt ühe kauneimatest õitest oravatüdruku poole ja ütles siis kõige soojema häälega, mida üks siil üldse teha oskab. Palun, pane see lilleõis endale vaasi. Ehk ta on troopilisem ja oskab veelgi kauneimalt tantsida kui sinu kadunud puuleht. Ja mine tea, võib-olla homme puhub tuul hoopis lehti tagasi, mitte ära. Pea püsti, saba sirgu. Oliivia silmad läksid ümmarguseks nagu pähklid. Pisarad kadusid nii ruttu, nagu oleks keegi need taskusse pistnud. Ta ei jõudnud midagi vastata, sest Sepu oli juba teel. Tagumik natuke tolmune, kuid samm kindel. Üks siil, üks missioon, kui äkki plaks otse tema tee peal rebasepoiss Ricardo, tema aeg-ajalt jalgpallikaaslane. No kaaslane on küll natuke suur sõna, pigem oli üks neist alati platsil ja teine alati pallist 2 sammu maas. Sepu juba kavatses mööda hiilida, aga ei. Ricardo oli teda juba märganud ja kargas ligi nagu värava vaht unistuste löögile. Sepu, me võitsime. Meie jalgpallitiim sai esikoha. Mina olin platsil. Sepu tegi üllatunud näo, mille kohta tema ema oleks öelnud, no nüüd mängib küll siil teatrit. Oo, minu suured õnnitlused, kuulutas ta. Ei imest üldse. Kui sina platsil oled, siis peabki karrikas valmis olema. Isegi pall tahab siis võita. Ricardo naeratas nii laialt, et isegi ta kulmud pidid rohkelt ruumi tegema. Ja kuigi Sepul oli kiire, taipas ta, et väike kingitus võidu puhul oleks ju viisakas. Tal oli ainult kimp, nii et ta võttis sealt paar õit, ulatas neid nagu oleks kogu asi ammu plaanis olnud ja noogutas. Palun, võidukimbuke sulle. Järgne kord, kui jälle võidad, luban midagi veel uhkemat. Näiteks porgandiga lips või laulev leht. Ricardo jäi lausa tummaks. Nohises midagi, mis kõlas nagu aitäh ja jäi sinna. Ilmselt lootuses, et keegi veel lilledega möödub. Aga Seput polnud enam näha. Ainult tolmurada ja õrn lillelõhn olid jäänud tema järele. Päike juba andis loojumismärke. Pimedas ei sobi ju enam kellelegi külla minna, eriti veel haigele ja vanemale prouale, kes nii varem magama sätib. Nii et sihikindel teekond jätkus. Tädi Marta maja oli peaaegu et käega katsutav, kui justkui maa seest ilmus ema majanurgalt ja patsutas pojale heakskiitvalt õlale. Seppu, oi, kus sa need lilled said? No ma Aasalt korjasin mõned vaasi lihtsalt ilu pärast. Pomises Seppu,
ulatades täiesti automaatselt kõik viimased lilled emale, enne kui ta isegi olukorrast aru sai. Oi kui armas, aitäh, tõesti tore mõte. Kas tuled tuppa? Hüüdis ema ja soovis tagasi köögi suunas astuda, kus ootasid teda kartulid ja kapsad. Aitäh, ema, aga mul on veel üks käik teha. Hüüdis Sepu üle õla ja vudis edasi. Nüüd oli ta meel nii pahane, et tee peal nii palju takistusi oli. Miks ta ei saanud lihtsalt rahulikult aasalt otse Marta ukseni kõndida ja enda üllatuse üle anda? Miks? Sepu oli nüüd lõpuks Marta ukse ees ja vajutas kella nupule, nagu vajutaks päästikut oma kõige tähtsamale siilimissioonile. Kes seal on? Tule aga sisse, uks on lahti. Sepu, sina. Marta silmad särasid. Oi kui tore, kas sa tulid mind vaatama? Küsis Marta oma väsimusest pehme, kuid rõõmsa häälega. Tulin jah. Kuulsin, et olid külmetanud ja tahtsin näha, kuidas sul olukord on, pomises Sepu. Ta tahtis kohe oma uhked lilled ulatada, aga tühjus. Mitte ühtegi õit polnud peos alles. Ei miskit. Null. Ema oli teda aianurgal nii ära ehmatanud, et Sepu andis kõik viimased lilled emale nii, et ta ei saanud isegi aru, et käed peale seda tühjaks jäid. Appi, mida nüüd teha? Kui piinlik. Marta vaatas Seput aga nii suure heldimusega, nagu oleks Sepu ise üks suur lilleõis olnud. Tulid mind vana haiget varesetädi vaatama. Küll sa oled armas, Sepu. Mul on siin hoolitsejaid olnud mitmeid, et tunnen end juba üsna hästi ja sind nähes tundub, et kaob viimanegi haiguse raas. Sepu käed rippusid külgedel nagu üle keedetud makaronid. Paanika puges saba tupsu. Tema eesmärk, tema parimad valitud õied. Neist polnud järgi lihtsalt mitte midagi. Ta pistis käed taskusse viimases lootuses sealt midagigi leida. Ja tundiski. Tasku põhjas. Midagi seal oli. Ta tõmbas välja kuivanud roosi. Väike, natuke lopergune. Kust sina tulid? Mõtles Sepu. Ja siis meenus. See oli möödunud nädalal, kui ta metsas jalutas ja leidis ühe eriti uhke roosipõõsa. Ta oli ühe kaasa võtnud nuusutamiseks, nagu ta endale toona ütles. Ja siis taskusse see jäi. Mis sul seal on? Lepatriinu või? Küsis Marta siilipoisilt. Ei, see on roos, ütles Sepu. See oli väga kaunis roos. Kas sa soovid seda endale? Roos. Marta hääl hakkas värisema. Tema silmad täitusid pisaratega, nagu vihm koguneb hommiku kasteks. Minu kadunud mees Aadu. Ta tõi mulle igal sünnipäeval selle roosi naabermetsast. Just sellise. Kuidas sa teadsid? Ma ei teadnudki, vastas Sepu vaikselt. Mine too see roheline 3. raamat riiulist, juhendas Marta. Sepu ulatas selle. Kui Marta selle avas, pudenesid sealt vahelt välja 10 kuivatatud roosid. Aga seda siin. Marta silitas kuivanud õiekest õrnalt. Selle panen ma kõige erilisemasse kohta. Aitäh, Sepu. Sepu seisis seal nagu väike karvane kangelane, kellel pole mõõka, aga on süda. Aitäh, et sa tulid, sosistas Marta. Ma olen kindel, et homme olen jälle õues toimetamas, sest mul on ümberringi maailma parimad arstid ja kõige armsamad siilid. Siis on hästi, vastas Sepu ja naeratas. Homseni siis. Puhka hästi ja tervita oma ema, hüüdis Marta talle järele. Kindlasti, vastas Sepu. Sammud kerged ja süda täielikult siilimissiooniga täidetud.